Eesti aastal 2035. Ma loodan, et Eesti on rõõmsameelsem. Ta on endaga rahul. Inimesed on rahul oma eluga, on rahul oma riigiga ja me elame rahulikus maailmas. Mitte aastal 2030, aga juba täna ma tahaksin, et me oleksime enesekindlamad tegutsejad, sest kui me laseme ennast juhtida ainult unistustel või hirmudel ja ise midagi ei tee, siis meid juhibki keegi teine, mitte me ise. Minu Eesti 2035 võiks omada ka toimivat tööstuspoliitikat ja tööstusstrateegiat. Et riik peaks sätestama enda jaoks arengusuunad ja siis me saame vältida olukordi, kus projekte juba eos demoniseeritakse. Kui me mõtleme selle peale, milline Eesti võiks olla aastal 2035, siis kindlasti mõjutab seda hästi palju ka see, mis toimub meie ümberringi maailmas. Ja kui ma mõtlen selle peale rahvastiku ja rände uurijana, siis kindlasti on 3 sellist olulist protsessi, mis on toimumas. Üks on see, et maailma rahvaarv on kindlasti oluliselt suurem aastal 2035, kui ta on täna. Kindlasti inimeste jõukus kogu maailmas tegelikult kasvab ja karta on, et see viimase 40 aasta trend, et ebavõrdsus inimeste vahel on suur, et see on endiselt hästi oluline teema. Eesti peab olema koht, kus inimesel on hea elada. Et meil on siin hea tervishoiusüsteem, hea koolisüsteem, hea infrastruktuur, ehk et inimesed tahavad Eestis olla, et neil on hea siin olla. Teiseks ma mõtlen selle peale, et ettevõtetel peab siin hea olema. Et meil on hea ärikeskkond, meil on väga head töötajad, meil on hea soodustav seadusandlus, et meil on kõik see infrastruktuur siin koha peal olemas Eestis, mille pärast inimesed siin oleksid, meie omad inimesed, ja et siia ka inimesed tuleksid. Ja mina arvan on see, et selline lihtne, aga keeruline eesmärk peaks Eestil olema aastaks 2035.